Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerulli poliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Re raadios, Ring FMis, Ruut FMis ja Kuressaare pereraadios. Pühapäeva hommik on ja kell on 11 ja kordussaade on õhtul kell 9 ja internetist saab kuulata siis, kui süda lustib. Ja me oleme stuudios kahekesi, Mart Helme ja mina Martin Helme, vanad stammid. Võtame kokku lõppeva nädala ja räägime siis neist asjadest, mis meie meelest tähtsad on. Meie fraktsioon kaitses Riigikogus 2 maksueelnõud. Räägime siis, kuidas parempoolne valitsus sellega kaasa tuli või koalitsioon. Tegelikult maksude tühistamise eelnõud. Ja maksude alandamise, maksude tühistamise eelnõud. Siis Riigikogus olid 2 väga vastikut eelnõud veel, millega valitsus edasi liigub, ütleme siis laias laastus elektrituru seaduse eelnõu ja planeeringuseaduse eelnõu. Mõlemate eesmärk on siis jätkuvalt täistempoga edasi minna juhuelektri ehk päikese ja tuule subsideerimise ja arendamisega niimoodi, et kohalikud omavalitsused ei saaks isegi takistada, et räägime seda ka lahti, mis siis see on. Ja meie kolmas teema on maailma rahu. Maailma rahu ripub juuksekarva otsas, aga ei me ei räägi Ukrainast, me räägime Indiast ja Pakistanist ja Kashmirist. Ja see on päris suur pundar ja mu meelest päris hästi paljastab selle, kui lapsik ja võhiklik on Eesti peavoolu või laiema avalikkuse arusaam julgeolekust ja maailma asjadest. Sel ajal, kui meil siin marsitakse, ma ei tea, Palestiina kaitseks, India pommitas maa tasa mitu mošeed, mitte keegi teinud piiksu ka, ei ole mingeid ÜRO erakorralisi koosolekuid, ei marsi, ei Eesti ega ühegi teise Euroopa tänaval keegi. Nii on lihtsalt sellepärast, et mis meie sellest kõigest teame. Aga alustame maksudest. Ma räägin sissejuhatuseks ära. Kui 10. märtsil toimus meil Eestis siis valitsuse kriis või valitsusvahetus ja visati sotsid välja ja selle järel teatasid meile siis rõõmsalt hakkas kerima propaganda, kuidas meil on nüüd parempoolne valitsus ja nüüd saab hakata tegema parempoolseid asju ja nüüd saab ometi hakata tööd tegema ja mis see parempoolne asi on siis, mida meie parempoolne valitsus tegema hakkab? Maksufestival saab läbi, me nüüd lõpetame maksude tõstmise ja hakkame makse langetama. Ja siis kui ikkagi pressid, et täpsemalt millise maksu te siis nüüd ära langetate, et kas äkki automaks tühistatakse või äkki aktsiisid langevad või tulumaksu või käibemaksu tõus keeratakse tagasi. Ei. Lõpuks siis ainus maks, mille nad välja reklaamisid, oli siis julgeolekumaksust üks väike osa ehk siis ettevõtte tulumaksu osa. Julgeolekumaks kooses 3 komponendist, see on siis tulumaksu tõus, käibemaksu tõus ja ettevõtte tulumaks 2%. Et siis selle 2% ettevõtte tulumaksu, see peaks ära kaduma.
No see oli lihtsalt kondi viskamine ettevõtjatele, et näete, me ikka muretseme teie pärast ja me ikka soovime, et Eesti majandus püsima jääks ja me loomulikult mõistame teie muresid ja me tuleme teile vastu. No see vastu tulemine on niimoodi, et sa nälgivale inimesele annad, ma ei oska öelda, siis mingisuguse ühe kommikese ja ütled, et nüüd sa oled näljast päästetud. Ja, aga siis nüüd on 2 kuud mööda läinud sellest, üsna täpselt lugedes 2 kuud on mööda läinud sellest, kui lubati, et me hakkame makse langetama, et selle tõestuseks, et ollakse parempoolne valitsus, meil parempoolne koalitsioon. See on ju Stratkomi jutupunkt. See on ju puhtalt Stratkomi jutupunkt, mis sotside väljaviskamise järel otsustati avalikkusesse lükata, et kõikides maksutõusudes jääks süüdi just nagu opositsiooni virutatud sotsid ja et nüüd need parempoolsed erakonnad, 2 väidetavalt parempoolset erakonda, mis valitsusse edasi jäid, et nemad ei ole maksutõusudes süüdi ja nemad nüüd hakkavad seda asja ümber vaatama. Ja need ümbervaatamised ongi, nagu ma ütlen, kosmeetilised. No 2 kuud on mööda läinud ja ühtegi eelnõud ei ole tulnud. Ei ole tulnud valitsusest, ei ole tulnud koalitsiooni. Vastupidi, teisi eelnõusid on tulnud. Ja. Aur on kulunud mujale. Aga me oleme küsinud 2 kuud järjest nii infotundides kui muudes võimalikes formaatides, et kus siis on teie maksualanduse eelnõud ja ei ole. No lõpuks, kus häda näed laita, seal tule ja aita, nagu vanarahvas ütles. Esitasime siis oma maksualanduste eelnõud, 6 erinevad eelnõud esitasime, aktsiisialanduste eelnõud, käibemaksualanduste eelnõud ja siis selle sama julgeolekumaksu ärakaotamine ja automaksu ärakaotamine, et ega need ei ole keerulised eelnõud, need on tehniliselt lihtsad eelnõud, nende kooskõlastusring valitsuses ei tohiks üldse kaua aega võtta, kui valitsus tahaks, oleks ta ammu suutnud need Riigikogusse saata ja kui valitsus tahaks kiiresti tegutseda, siis oleks see eelnõu tulnud Riigikogu mõnest fraktsioonist või siis koalitsioonifraktsioonist. No ei ole kuskilt tulnud ja ma nüüd panen siia kõrvale ilusa näite selle jaoks, et illustreerida, mida tähendab poliitilise tahte korral kiire tegutsemine. Et kui 2019. aastal toimusid valimised, valimiste väljakuulutamine võttis aega, seal olid mingid vaidlustamised ja siis toimub koalitsiooni läbirääkimiste asi, aga uus valitsus sai ametisse aprilli lõpus. Meie valitsus, see kus meie sees olime. Ma üsna täpselt mäletan, see oli mõni päev pärast minu sünnipäeva, mul on aprilli lõpus sünnipäev. Ja aprilli lõpus sai ametisse valitsus. Ja 2 kuud hiljem, juuni lõpus, ehk siis mai ja juuni on 2 kuud, siis 1. juulil hakkas kehtima esimene maksulangetus, mille me tegime ära ja see hakkas kehtima. See ei olnud niimoodi, et toome Riigikogusse ja hakkame menetlema, vaid juba oligi toodud Riigikogusse, juba oligi ära menetletud, juba oli vastu võetud, välja kuulutatud, hakkas kehtima 2 kuuga. See oli siis seesama alkoholiaktsiisi alandus, kusjuures me ju kõik mäletame, kuidas kõik võitlesid vastu sellele alkoholiaktsiisi alandusele, seletades, kuidas see toob riigieelarvesse tohutu miinuse ja kuidas see ei kaota ära meil piirikaubandust ja kuidas see ei too hindasid alla, kõik oli vale. Kõik, mis meile rääkisid nii-öelda rahandusspetsialistid, küll Reformierakonnast, küll Eesti Pangast, küll teistest kommertspankadest, küll Rahandusministeeriumist, kõik oli vale. Meil oli õigus, me tegime selle kiiresti ära. 2 kuuga tegime maksulangetuse kehtima. Tõesti, kiiresti tegemine meie puhul oli ju raske, sellepärast, et kõik töötasid vastu. Ministeeriumi ametnikud töötasid vastu, Riigikantselei töötas vastu, avalikkus töötas vastu ajakirjanduse näol eelkõige. Ja siin me näeme... No mõned kallid koalitsioonikaaslased lohistasid ka ikka jalgu. No loomulikult. Jüri Ratasest, lugesin just uudist, kuidas ta on otsustanud hakata nüüd õhtujuhiks. Et tuleb tugevalt ettevalmistus teha. No jumal, Jüri, kui madalale võib langeda? Kui madalale võib langeda? Endine Riigikogu esimees, endine peaminister, sa hakkad õhtujuhiks, sa teed tola siin igasugustes, ma ei tea, meelelahutussaadetus, no kui madalale võib langeda, Jüri? No jah, aga meie tegime ära maksulangetuse 2 kuuga, ma tahan uuesti seda rõhutada ja see oli mitte lihtsalt, et me ei hakanud menetlema, vaid panime kehtima. Ja nüüd on 2 kuud olnud meil nii-öelda parempoolsed valitsust, kes ei ole veel ühtegi liigutust teinud, et ühtegi maksu langetada. Küll aga saime sellel nädalal teada, et kavatsetakse
alaliseks muuta need maksud, mida meile müüdi siin, kui meil julgeolekumaksu kehtestati, eks ole, et me teeme tähtajaliselt ja me teeme lühiajaliselt selleks, et praegu kiiremas korras raha saada riigikaitsesse, selleks me teeme julgeolekumaksu ja see on laiapindne, sest kõik ühiskonna liikmed peavad sellele õla alla panema ja me teeme käibemaks, on hästi laia baasiga, kõik inimesed, kõik ettevõtted maksavad käibemaksu, me teeme tulumaksu ka laiapindne, esimesest eurost alates hakkab see maks kehtima, ka pensionäridele, ka kõigile teistele, mis ju tegelikult, ma kordan üle jälle, kui Michal sai valitsusjuhiks, käis ta ringi, rääkis, et tegime raskeid otsuseid, aga pensionite kallale ei läinud. Läksite küll. Esimesest eurost kehtima hakanud tulumaks, mis selle nii-öelda julgeolekumaksu nime all tegelikult ära tehti, oli pensionide maksustamine tulumaksuga esimesest eurost ehk pensionite pealt suurema tulumaksu kokkukorjamine ehk pensionite väljamakstava summa vähendamine. Läksite küll pensionite kallale. Seda, et pensionid tõusid seoses inflatsiooniga, mida teie maksutõusud on meile kaasa toonud ja peitsid selle pensioni vähendamise ära. Sellest võib-olla mõni pensionär ei saanud aru, sest justkui ikkagi natuke pension kasvas, aga ta oleks kasvanud rohkem, kui seda maksu ei oleks tehtud. Nii et mindi küll pensionite kallale. Ostujõud on ju ikkagi see näitaja ja ostujõud on ju kõigel, nii palkadel kui pensionitel vähenenud, vaatamata palkade ja pensionite tõusmisest. Ja seda on need majandusteadlased ja need analüütikud, kes vähegi objektiivselt asjadele hinnanguid annavad. Ärme räägime siin Eesti Pangast, mis on Stratkomi jutupunktide edastaja. Reformierakonna filiaal. Ja üldse siin tuleb muidugi teha väike kõrvalepõige selle stalinliku ütluse juurde, et kaadrid otsustavad kõik. Ikkagi Reformierakonna pikkade aastate jooksul, mis nad on võimul olnud, on süvariigi toel ja süvariigi abil kogu riigiaparaat mehitatud režiimitruude inimestega. Me ütleme, et nad on otseselt Reformierakonna käpikud ja Reformierakonna toetajad, aga režiimitruude tegelastega. Me näeme seda muide iga päev Riigikogus. Mõned sellised markantsed näited. Käisime küsimas, kas meie fraktsiooni oleks ka võimalik saada mikrolaine ahju, et soojendada pirukat või midagi, meil on tihtipeale ikkagi nagu kolmapäevased päevad eriti, lähevad öösse välja, et ja kohvikus, ausalt öeldes Riigikogu kohvik on üpris rõbedate hindadega. Ja ka seal on otsast toit vahel. Ma ei näe, näiteks selle kolmapäeval ma ei saanudki sealt õhtul süüa enam, sest toit oli otsas. Võtaks hea meelega kaasa midagi, teeksid seal midagi ise soojaks. Ja mida meile vastati? Keskerakonna fraktsioonis on mikrolainahing. Käige seal enda asju soojendamas. Nüüd veel teine markantne näide. Korjati igalt poolt ära joogivee pudelid. Need suured tünnid. See tünnid, mis käivad selle automaatide otsa, kus saab siis solinal klaasi sisse vett. Rohepöörde pärast ei tohi olla sul. Vanasti oli kõikides fraktsioonides, kõikides komisjonides ja ka nendes avalikes ruumides, koridoride peal olid need joogivee automaadid ja need korjati rohepöörde ettekäändega ära. Ja viidi vetsudesse. Eriti rohepöörde. Mis on eriti minu meelest ka lihtsalt tervishoiunõuetega vastuolus olevaga. Viidi vetsudesse lihtsalt. Aga need on režiimitruud ametnikud ja kusjuures me võime siin tuua veel, me ei hakka eraldi saadet selle peale pühendama, kuidas EKRE on see, kellele kõik võimalike vahenditega käru keeratakse. Toome kas või sellise näite, et siin meie fraktsiooni liikmed käivad kusagil eksootilistes riikides komandeeringus. Riigikogu pressiteenistus ei itsata ka, kui sa neile ütled, et aga te võiksite ju. Ei tea, kas see on ikka nii vajalik. Ei, aga sõidavad mingisugused reformierakondlased kuskile. Oi, kuidas tuututatakse, kuidas tohutut Eesti välispoliitikat on aetud. Ja niimoodi võime tuua samm-sammult, kuidas igatepidi režiimitruud ametnikud vaenavad ja täidavad idiootlikke käske. Ma selle Riigikogu pressiteenistuse kohta veel toon eraldi näite, nad on seda kogu aeg teinud. Ja sellel nädalal jälle meil oli infotunnis, ikkagi meie fraktsioonist oli 3 küsimust, kõik olid ühel ja samal teemal, need olid küsimused Michalile, miks ta tahab Eestit sõtta viia, miks ta tahab Eesti poisse viia Ukrainas surema, miks ta tahab meile kaela tõmmata rahvusliku hävingu, et kes talle selleks loa annab, tema muidugi ülbitses meile vastu, et tema suudab sellega elada, et me sellega nõus ei ole. Aga kas need vanemad, kelle pojad surma saavad, ka suudavad elada? Kas need, kes surma saavad, suudavad sellega elada, kui Eesti jääb rünnaku alla?
tervet Eestit hakatakse sõjatandriks kasutama, siis saavad 10 000 inimesed surma. Kas nemad ka suudavad selle Michali otsusega elada? No ühesõnaga, see oli 2-tunnine infotund, millest päris pool ei läinud selle peale, aga suur osa sellest kulus ikkagi mina küsisin, Varro Vooglaid küsis, sina küsisid sel teemal. Ja valitsuse või selle Riigikogu pressiteenistus tegi pressiteate, et keegi küsis küsimuse Terraselt mingi toidu julgeoleku teemal, ma ei tea seal. No piinlik. Nendel inimestel ei ole mingit lootust, et teil töö alles jääb, kui meie võimule saame. Mitte mingit lootust, ärge isegi mõelge selle peale. Need sillad on kõik põletatud. Aga tuleme maksude juurde tagasi, et see on siiski olulisem teema. Kui ei ole, sõda on olulisem. No sõda on olulisem teema ja personalipoliitika iseenesest on ka oluline teema, sest et see, et meil kõik asjad tuksis on ju tingitud sellest, et meil on edutatud aastakümneid selliseid inimesi, kes instinktiivselt teavad, et Reformierakonnaga ei vaielda, aga EKRE-le tuleb jalga ette panna. See on nagu väga nõme. Aga maksu teemal jah, siis ja 2 maksu oli meil. 2 maksu eelnõud oli meil. Üks oli aktsiiside langetamise eelnõu. Nii kütusele kui elektriaktsiis just tõusis. Elektriaktsiis tõusis 45% meil selle kuu alguses. Just kui oleks niigi väike see elektriarve. Seda pakku veel inimesed ei ole oma taskuga tundnud. Jaa, aga elektriaktsiis just tõusis. Kütuseaktsiis tõuseb meil jälle ja see on see sama valitsus, kes räägib, kuidas ta on parempoolne valitsus ja nemad nüüd tulid makse langetama, sest maksude tõstmine oli kõik sotside tehtud ja me panime neile lauale eelnõu, et langetame siis need maksud ära. Ei, hääletati loomulikult maha, sinna juurde aeti veel kohutavalt tüütut juttu, mis on kõik läbi käidud. Ma mäletan 2018. aastal, kui hakati rallima nende piirikaubandust tõstvate aktsiisitõusudega, nii kütuseaktsiisitõusuga kui alkoholiaktsiisitõusuga, me ennustasime kõik ette, meie fraktsioon, me rääkisime kõik ette, mis juhtuma hakkab. Seda raha, mida planeeritakse maksutõusuga eelarvesse ei tule, tuleb piirikaubandus, väheneb Eestis käive, ettevõtted lähevad pankrotti, inimesed jäävad töötuks. Et ärge tehke. Ei riik peab kuskilt raha saama, me võitleme siin alkoholismiga ja kõik, mida nad rääkisid, osutus valeks, kõik, mille eest me hoiutasime, osutus õigeks. Siis me tegime nende aktsiiside langetamise. Milline kisa oli, et ei tohi, ei saa, te teete riigieelarvesse laekumise augu, te soodustate joomist. Kõik, mida nad rääkisid, osutus valeks. Kõik, mida me rääkisime, osutus õigeks. Tegime ära, saime asja korda. Nad tulid tagasi võimule ja tegid jälle sama asja uuesti. Nii kütusega, kui elektriga, kui alkoholiga. Ja sama lugu käibemaksuga, see aktsiisi eelnõus oli ka käibemaksu alandamise ettepanek. Me näeme täna kuusse tulevad aruanded, maksulaekumise aruanded, ma rahanduskomisjoni liikmena näen neid, käibemaksu laekumine on allpool prognoositud. Käibemaks ei laeku selles summas, mis on ette nähtud või ette prognoositud. Me rääkisime seda, kui ta tegid oma järjekordse käibemaksu tõusuringi. See, mis te planeerite riigi eelarvesse käibemaksu laekumise kasvuna, kuna te tõstate käibemaksu määra, siis teie arvates kasvab laekuv summa, ei tule seda raha. Ja see on osutunud tõeks. Meil oli õigus, me ennustasime õigesti, et see raha ei laeku. No siis olid meil vastas suured rahandusspetsialistid Reformierakonnast ja Rahandusministeeriumist ja Eesti Pangast ja ma ei tea kust kõik veel, kes rääkisid, et EKRE ei tea midagi. Loomulikult tuleb raha. Ei tule, meil oli õigus. Seda raha ei tulnud, vähemalt mitte selles ulatuses, mis nad rääkisid. Nii samamoodi, kui meie ütleme, et langetaja maksu, siis nemad hakkavad jälle karjuma, et oi, te teete riigieelarvesse augu. Ei tee. Majandus elavneb, käibed suurenevad, käibemaksu laekumine kasvab, mitte ei kahane. Kõrvale, ja me nägime seda, kui me langetasime diisliaktsiisi, sellele, ja küll, diisliaktsiis tegi lühiajaliselt laekumise vähenemise, sellepärast, et määr tuli alla. Aga ka samal ajal kasvas sotsiaalmaksu laekumine ja tulumaksu laekumine, sellepärast, et transpordiettevõtted kasvasid käibed, neil jäi rohkem raha kätte, nad said inimestele rohkem palka maksta, oli rohkem tööd ja teenistust ja lõppkokkuvõttes
maksulaekumine suurenes, mitte ei vähenenud. Me oleme selle Eestis ise läbi käinud mõned aastad tagasi. Ja no räägi nagu seinale. Lihtsalt no lootusetu, räägi nagu seinale. Ei no aga ega siis, ega need broilerid, kes siis on Kristen Michal? Kristen Michal on Reformierakonna broiler. Kes on Hanno Pevkur? Hanno Pevkur on Reformierakonna broiler. Kes on Margus Tsahkna? Margus Tsahkna on Mart Laari omaaegne broiler. Ja nii me võime kogu selle valitsuse läbi hekseldada. Nad on ju broilerid, nad on ju tegelikult inimesed, kes isegi kui neil on oma eriala, nagu siin uuel tervishoiuminister või mis tema nimi nüüd on seal, kes tegelikult ei ole arst, vaid on tegelikult poliitiline aktivist. Ta on poliitiline aktivist. Korruptant ka. Ja, aga mida ma tahan öelda on see, et ega siis kuidas küla minule, nii mina külale ja vastupidi. Inimesed reageerivad ju adekvaatselt. Ma olen inimene, kes ei ole nüüd otseselt võib-olla rahvamees, aga väga palju, kuna ma olen ettevõtlik inimene, suhtlen väga palju väga erinevate elualade inimestega, kinnisvara inimestega, transpordi inimestega, lihtsate tööinimestega, kes teevad seda teist ja kolmandat, kes laob müüri, kes teeb midagi muud. Ja ma ju näen, mis toimub. Toimub ju partnertehingute tegemine, toimub peost pihku maksmine, toimub ju valitsusest mööda minemine niimoodi, et asjad saaksid tehtud, mina saan oma raha, küll ma oma aruandluses ise vaatan, kui palju ma siis näitan käibemaksu, kui palju ma näitan sotsiaalmaksu, aga ma teen seda niimoodi, et mina jään ellu, aga et mulle ei saa ka tulla maksuametid ja igasugused muud tegelased krasse. Ja see ongi. Ja see peegeldubki selles, et käibemaksu laekumine langeb. Sellepärast, et inimesed tegelikult tahaksid seaduskuulekad olla ja maksta kõik maksud ära nii, et neil igasugused pahandused on välistatud. Aga riik ei lase neil ellu jääda, kui nad ausalt kõike teevad. Sest ausalt kõike tehes, kui sul on ikkagi 24% tuleb kõmmi juurde, siis see on ju veerand. Ma ei taha seda. Ei no, aga väga paljud ettevõtted on lihtsalt pankrotiga läinud ja ongi kõik ja väga paljud ettevõtted koondavad ja ongi kõik, noh selles mõttes see on nii nutune seis ja kõik see tututamine, mis meil on, et esimeses kvartalis oli juba majanduskasv, noh see on nii sügavalt põhjast, kust see kasv tuleb. Et noh, seal ei ole mitte millegi üle rõõmustada on selle üle, et langus ei jätku, aga noh, me oleme tegelikult ikkagi väga-väga sügaval mudas ja noh, struktuurselt on Eesti majandus aetud nii nukrasse seisu, et ongi nii, nagu ütles meile Konjunktuuriinstituudi direktor Raudsepp, et me langesime korruse võrra madalamale ja nüüd me seal korruse võrra madalamal elame. Ja me langeme veel. No, me langeme keldrisse välja. Siin ei ole üldse selle idiootliku majanduspoliitikaga, selle idiootliku raha kulutamisega, mida meil tehakse juhuelektrile, kaitsekuludele, Ukraina abistamisele, üldse rahvusvahelisele abistamisele, igasugustele homo- ja inimõigus MTÜ-dele helde käega raha jagamisega. Riik läheb pankrotti, see on ainult aja küsimus. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme ja just rääkisime juhuelektrist eelmise segmendi lõpus ja nüüd räägime edasi juhuelektrist. 2 eelnõud oli Riigikogus, mõlemad on valitsuse toodud eelnõud, mõlemad on võikad ja mõlemaid müüakse süüdimatu irvitava valetamisega meile. No üks neist oli siis elektrituruseaduse eelnõu, mille põhiiva nad on väga tehnilised ja noh, see ongi ju üks neist, seda tehakse meelega, et see ei ole kogemata, et nad on keeruliseks aetud, terminoloogia on keeruline, mehhanismid on keerulised, et see on selle jaoks, et enamik inimesi ei püsiks lainele, ei saaks aru, kuidas see käib kõik.
aga lihtsustatud printsiip selle elektrituruseaduse on siis nüüd niimoodi, et nii nagu me nägime ja nii nagu me eelmisel nädalal ka siin rääkisime, juhuelekter ehk siis tuul ja päike eelkõige on väga ebastabiilsed. Nad on ebastabiilsed sellepärast, et vahepeal puhub tuul ja vahepeal paistab päike, aga vahepeal teda ei ole ka ja kui näiteks me mõtleme selle peale, et sul on päikesepaneele hästi palju, nii nagu Hispaanias on, siis ainuüksi see, et mõne päikese siis pargi kohale tuleb korraks pilv, tekitab tohutu kõikumise. Mahud on nii suured, see kõikumine on nii suur, et see lõhub kogu võrku. Selle võrgu stabiliseerimiseks on vaja väga kalleid masinaid või väga kalleid tehnilisi lahendusi. Kui inimesed võib-olla mõtlevad selles võtmes, et sul on kodus arvuti jaoks on ups tekitatud. Ups on kallis asi, ja ups hoiab mõne minuti sul seda elektrit, aga ups on väga kallis asi. Ja kui me skaleerime seda tervele riigi elektrivõrgule, siis me ei räägi miljonitest või sadadest miljonitest, me räägime miljarditest, mis tuleb panna selle jaoks, et seda võrku siis kuidagi tasakaalustada. Ja nüüd meil oli neid eelnõusid mitu, kolmas eelnõu oli veel. Kolmas eelnõu oli siis selline, millele meie hääletasime kindlasti vastu, aga läks ta läbi ikkagi, millega nüüd loodi elektriarvele veel üks rida. Ja selle rea siis põhjendus on, et me peame oma elektrituru stabiliseerimiseks võtma tarbijatelt raha, et maksta nendele elektritootjatele, kes siis seda stabiliseerimisteenust pakuvad. Ja need elektritootjad tegelikult on Eestis esimeses järjekorras Eesti Energia Narva jaamad, mis siis, kus on need hästi suured turbiinid, see hästi suur turbiin on hästi inertne, seal kõikumist lihtsalt ei teki. Ja vastupidi, tema neid kõikumisi tasakaalustab või selle kõikumise nii-öelda püüab kinni ja teeb siledaks. Ja räägitakse ka sellest, et me hakkame looma veel lisaks uusi elektrijaamasid, eelkõige gaasiturbiine. Põlevkivi asemel köetakse gaasiga, aga printsiip on sama, kus siis gaasiturbiin, suur see turbiin keerleb ja hoiab seda elektrituru sagedust ja stabiilsust. Nende ehitamine, nende jaamade ehitamine on 100 miljoneid. Siis neile veel lisaks igal aastal makstakse peale 100 miljoneid selle jaoks, et nad lihtsalt keerutaksid. Nende eesmärk või nende ülesanne ei ole elektritootmine, vaid lihtsalt see, et keerleks see turbiin, et see hoiaks stabiilsust sel ajal, kui siis päikese ja tuulemehed müüvad võrku elektrit. Ta on suur ups. Ta on hästi suur ups ja nüüd see kulu pannakse siis tarbijale ja selle kulu jaotatakse laiali võrgukuludesse ja see on võrgukulusse läheb. Selle jaoks, et saaks rääkida, kuidas päikese ja tuule elekter on odav. Sest kui me selle kulu paneksime päriselt sinna, kes tekitab kulu, ehk päikesepaneelidest elektritootjatele ja tuulekutest elektritootjatele tekitavad võrgu ebastabiilsust, tegelikult on see üks nende kulukomponent, see peaks nende kulu, kui me sinna ta paneksime, siis lõpeks kohe maid ära jutt sellest, et päikese ja tuule elekter on odav. Siis ei oleks ta üldse lihtsalt turul konkurentsivõimeline. Ja konkurentsivõimeline on ta praegugi ju ainult tänu sellele, et me subsideerime 100 miljonite eurodega roheenergiat, kas maksudest või kui te vaatate oma elektriarvet, siis taastuvenergia tasudest ja kui te vaatate veel oma elektriarvet, siis võrgutasudest, sest võrgutasud on need ka, millega subsideeritakse praegu siis taastuv-elektrit ehk siis seda juhuelektrit. Ja need olid need seaduseelnõud ja kolmas seaduseelnõu, mis oli veel eriti jõudne, me kõik teame, me oleme siingi saates rääkinud hästi palju sellest, et EKRE kohalike omavalitsuste tasemel võitleb ainsana printsipiaalselt ja väga jõuliselt ja mina ütleks ka praeguse seisuga väga edukalt võitleb tuuleparkide ehitamisele omavalitsuste tasandil. Me blokeerime neid planeeringuid, eriplaneeringuid, detailplaneeringuid, ehituslubasid, kõiki neid asju blokeerime. Ja nüüd on siis Riigikokku toodud seaduseelnõu, mis võtab kohalikult omavalitsuselt ära selle planeeringu õiguse ja annab selle planeeringu õiguse valitsusele ehk tulevikus, kui see seadus nüüd välja kuulutatakse või vastu võetakse ja välja kuulutatakse, siis tulevikus enam kohalik omavalitsus ei saagi takistada tuulepargi ehitamist või päikesepargi ehitamist oma territooriumile, mis on muidugi vastuolus põhiseadusega, sest põhiseadus ütleb, et see kõik on omavalitsuse pädevus ja omavalitsuse autonoomia, aga millal meil ennem Eestis on põhiseadus takistanud kedagi või midagi? Ei küll me näeme, kuidas selle eelnõu kuulutab välja meil president ja see ei leia ka õiguskantsler siin, et seda tuleb põhiseadusega hakata kooskõlla viima. Ei, kõik on korras. Need on need režiimitruud inimesed. Et muidugi, me võtsime Riigikogus päris teravalt sõna, eriti selle eelnõu puhul. See läks ikka päris pikaks sõnasõjaks seal, mis siis paneb selle
püsienergeetika ehk siis põlevkivienergeetika elus hoidmise lisamaksu meile peale. No seda kõike ei oleks ju vaja, kui me ei tegeleks selle juhuenergeetikaga ja ei võtaks päevakorda, ei oleks võtnud seda, et me hakkame püstitama siin tuhandeid ja tuhandeid tuulikuid nii merre kui maismaale. Seda kõike ei oleks tarvis. Meil võiks täiesti rahulikult olla kogu elektrivarustus ja sealjuures odav elektrivarustus põlevkivienergeetika peal. Ei, seda pole vaja, selle tapame maksudega ära. No eriti naeruväärne on, kui tuleb meil füüsikadoktor Mario Kadastik ja hakkab rääkima mingisugust täiesti arusaamatut juttu sellest, kuidas põlevkivienergeetika on saastav. No ta ei ole saastav. Meil on kõiksugused filtrid vahepeal. Mis on probleem ja mis tekitab muide saastet? Rohkem, kui ta tekitaks, siis kui nad pidevalt töötaks, on see, et neid lülitatakse kogu aeg välja ja siis lülitatakse uuesti sisse ja lülitatakse jälle välja ja lülitatakse jälle sisse, sõltuvalt sellest, kuidas see juhuenergeetika seda dikteerib. Ja iga kord, no teate isegi, kui te auto käima panete, siis sealt tuleb esimese pahvakuga ju viskab heitgaase välja rohkem kui siis, kui ta püsivalt rahulikult töötab. Ja täpselt sama on nende põlevkivi elektrijaamadega. Kui nad käima pannakse, siis nad viskavad pahvaka välja ja kui nad rahulikult käivad, siis nad ei saasta. Peale selle see saastatus ei ole üldse niisugune probleem, nagu see oli kuskil veel 20 aastat tagasi, sest et tänapäeval on välja mõeldud kõik igasugused puhastusvahendid, filtrid, värgid. No siin tuleb ka aru saada sellest, et me räägime tegelikult inimestel, üritatakse jätta muljet, et me räägime mingisugusest sellisest saastest, mis on mürgine kuidagi. Noh, peenosakesed, tahm, mingisugused mürgised gaasid, et seda ei ole tegelikult. Neid, seda nii-öelda tahma või tossavaid korstneid, need ei ole ammu enam ei ole niisuguseid asju. See, mis on, ütleme siis, Mario Kadastik ja Hanah Lahe ja muud sellised, kas korrumpeerunud või ajupestud rohepöörajad meile räägivad, nemad räägivad, et CO2 on saaste. Aga CO2 ei ole saaste. CO2 on atmosfääri osa, on üks väga väike osa atmosfäärist 0,04% ja see on väga madal osa, ta on varasematel perioodidel olnud palju kõrgem, siis kui planeet on olnud palju soojem ja praegu meil oleme tegelikult CO2 näljas ja CO2 on see, mis on taimede toit. CO2 hoiab planeedi rohelisena ja roheline planeet on hingatava õhustikuga planeet, eks ole, et kui me võtame CO2 välja, siis taimed surevad, praegu me oleme kriitilise piiri peal, kui me siit veel natuke vähemaks võtame CO2, siis taimed surevad ära. Me oleme näinud viimase 50 aasta jooksul vastupidiselt sellele, mida rääkisid meile roheaktivistid ja paanikakülvajad, kuidas kliima soojenemine tekitab planeedil kõrbestumist ja tegelikult on läinud täpselt vastupidi. Viimase 50 aasta jooksul, kui CO2 on tõepoolest maailmas juurde tulnud natukene, on kõrbed kahanenud, sest et kui taimel on CO2 ehk toitu rohkem, siis ta vajab vett vähem ja ta jääb kergemini ellu ka rasketes kuivades oludes. Ehk siis CO2 juurde tulemine maailmas on toonud kaasa nii toitainete ehk põllumajandus siis taimede saagikuse suurenemise, kui ka lihtsalt tavalise metsiku looduse lopsakuse kasvu. Nii et tegelikult CO2-ga võitlemine on kuritegelik tegevus, CO2 on hea asi, ta ei ole mürk, ta ei ole saaste, aga nemad räägivad sellest kui saastest. Satanistid tahavadki, et inimesed nälga jääksid ja oleksid sunnitud ümber asuma ja see oleks võimalik rahvaid segada ja kultuure segada ja keeli segada ja suurt Paabeli torni ehitada, see on ju satanistide eesmärk ja sellepärast nad võitlevad ka selle juhuenergeetika eest. Aga küll on saaste, seesama plast, nanoosakeste lendumine tuulikulabadelt, mis läheb elusorganismidesse, mis läheb põhjavette, mis läheb mulda, mis läheb igale poole ja ei lähe mitte ainult seal tuuliku lähiümbruses, vaid läheb laiali selle sama veega, tuulega väga kaugele ja kujutage nüüd ette, kui me terve Eesti paneme täis kõiki neid kümneid ja kümneid tuuleparke, paarsada tuuleparki, siis terve Eesti on kaetud, et terve Eesti saab reostatud nende samade väga mürgiste plast nanoosakestega, mis lähevad inimeste lootesse, mis lähevad loomade lootesse, mis lähevad linnumunadesse, mis põhjustavad viljatust, mis põhjustavad väärarenguid. Vaat see on tõeline saaste.
ja noh, loomulikult Maarju Kadastik, kelle silma ees on ainult need rahanumbrid, mis on võimalik siis kuidagi moodi seal tuuleparkidele ja päikeseparkidele ja muudele asjadele kantida. Ja Anahlahe, kes lihtsalt mitte millestki mitte midagi aru ei saa. Aga on ärevuses kogu aeg. Aga kogu aeg on ärevuses, tema ei julge lapsi saada, sest planeet kohe hävib. Ega kõik ei peagi lapsi saama. No võib-olla tõesti, see on looduslik valik. Aga ühesõnaga, mis ma tahan öelda, on see, et tegelikku probleemi lihtsalt nende tohutute rahade kantimise taustal keeldutakse nägemast ja arvatakse, et kaameli selgroog on murdumatu. Et mis see üks udusulg veel sinna lisaks paneb? Ja antud juhul see eelnõu, millest me praegu räägime, see stabiliseerimise nii-öelda väga õilis eesmärk, et meil elektripinge oleks kogu aeg stabiliseeritud, et see õilis eesmärk täidetud saaks, tegelikult on see üks järjekordne udusulg, mis inimestele maksukoormaga lisatakse ja arvatakse, et neid udusulgi võib lõpmatuseni lisada, aga ühel hetkel kaameli selgroog murdub. Ega ta nii udusulg ei olegi, et kui me vaatame neid mahtusid, siis jälle, meil on ju jälle julmalt valetatud, et kõik aastaid räägiti meile, et me peame Vene elektrisüsteemist ennast välja lülitama, prellist välja lülitama ja minema Euroopa sagedusesse ja Euroopa võrku ja kõik, kes sellele vastu olid, ükskõik milliste argumentidega loomulikult paljastasid ennast koheselt Vene käsilastele, putinistidena ja Kremli-meestena ja ma ei tea, kellena veel. Kuigi kui sa sinna juurde seletasid, et kallid sõbrad, et sellel on oma hind, et see hind tuleks läbi rääkida, seda tuleks avalikkusele öelda, et sellel on oma hind, sellel on oma riskid seoses sellega, et mida me just nägime ju Hispaanias, et meil tekib tegelikult oht, et meil kukub elektrisüsteem kokku, et sellest nii-öelda prellist välja lülitumisel on see risk, et nendest asjadest peaks rääkima ja nende asjade vastu peaks ennetavaid samme astuma. Ei olnud lubatud. Kui sa võtsid selle teema ülesse, siis sa olid putinist, Venemaast tuleb lahti lõigata, hurraa, ja pärast vaatame, mis saab. Nüüd on see pärast käes, oleme lahti lõiganud, sellises olukorras me oleme, ega ma teoorias või ütleme siis põhimõtteliselt ma ei ole vastu sellele, et me Vene võrgust ennast välja lülitasime, aga see praktiline pool jäi tegelikult poolikult ettevalmistatuks. Ja see praktiline pool ongi nüüd me siis tagantjärgi maksame. Meile öeldi, et prellist välja lülitumine, Euroopa sagedusalale lülitumine, et sellel umbes 60 miljonit on kulu aastas. Tarbija ei pane tähelegi. Tarbija maksab miljardi aastas elektri eest, see 60 miljonit kaob sinna ära. Nüüd tuleb välja, et ei, see kulu on umbes 200 miljonit aastas. 200 miljonit aastas, see on ikkagi oluliselt, me panime ikkagi mitmekordselt mööda selle hinnanguga. Aga 200 miljonit aastas miljardis ei ole enam väike summa. Ja meie aastane tarbimine võib-olla ei olegi kogu aeg miljard, et see on juba viiendik umbes. Võib-olla veerand peaaegu. Et veerandi võrra siis meie elektrikulu kasvab selle tõttu. Ja nüüd muidugi probleem on selles, eks ju, et täpselt nii nagu Reagan ütles vasakpoolse poliitika kohta, et kui ta liigutab, siis maksusta, kui ta ikka liigutab, siis reguleeri ja kui ta siis ära sureb, siis hakka subsideerima. Me oleme nüüd sellesse subsideerimisse jõudnud, et me oleme maksustanud põlevkivi elektrit peaaegu surnuks kõik võimalike maksudega, CO2 maksuga, keskkonnatasudega, siis maavara kasutustasudega, kõik võimalike, ma ei tea, mis regulatsioonide keskkonnanõuetega me oleme maksustanud, kaasa arvatud aktsiisidega oleme maksustanud. Nii. Ikka ta veel elab, kuramus. Siis pandi keskkonnanõuded peale, sellised keskkonnanõuded peale, et ikkagi nüüd on kriminaalasi alustatud, eks ole, Eesti Energia vastu, et ta ei täitnud keskkonnaalaseid nõudeid. Ja selle tagajärjel ja siis kogu aeg meile reformikad rääkisid, et ei, ega meie ei pane põlevkivi elektrit kinni, et turg paneb ta kinni, turult ta ei pääse turule, ta ei saa hakkama, ta ei ole konkurentsis. Et kõigepealt siis maksude ja regulatsiooniga tapame ta nii-öelda turul ära ja nüüd, kui ta on turul surema hakkab, siis avastame, et aga ilma selleta meil elektrisüsteem lihtsalt ei püsi koos. Päike ja tuul ei paku piisavalt palju ja see, mis nad pakuvad, lõhub ära stabiilsuse ja lõhub ära sageduse ja meil on vaja seda Narva jaama käimas hoida. Ja selle jaoks, et teda käimas hoida, hakkame siis rahvalt raha jälle koguma. Et see oli see seadus. See ongi see, mille kohta me oleme siin varem ka korduvalt rääkinud, et süvariik oskab küll suurepäraselt koos Stratcomiga igasuguseid jutupunkte välja mõelda ja igasuguseid meediaofensiive ja igasuguseid
skandaale üles kiskuda nende inimeste suhtes ja nende erakondade suhtes, kes neile risti jalgu jäävad nagu EKRE. Ja loomulikult sokutada ametitesse inimesi, kes neile on lojaalsed või kes on neil konksu otsast mingite oma nõrkustega, olgu need pedofiilsed nõrkused või olgu need korruptiivsed nõrkused või olgu need veel mingisugused muud nõrkused. Aga riigi juhtimisega hakkama ei saa. Ja me näeme tegelikult praegu seda absoluutselt eranditult iga päev me näeme, kuidas Reformierakonna ja Eesti 200 süvariigi poolt võimule upitatud ja võimul hoitav jõuk ei saa riigi juhtimisega hakkama. Lihtsalt ei saa hakkama. Ja nemad sellepärast muret ei tunne, sest et nad teavad ja me näeme ju iga päev, nad on karistamatud. Ükskõik, mida nad valesti teevad, ükskõik, missugusi seadusi nad rikuvad, ükskõik, kuidas nad lähevad vastuollu põhiseadusega. Pime silm pööratakse selle poole. Ei algatata siin asju ei Pihlakodude suhtes, mis kuuluvad reformierakondlastele, ega ei algata siin asju mingitel muudel põhjustel, mis on ilmselged kriminaalsed asjad. Ei, lihtsalt ei algata. Sest et nemad peavad olema võimul. Aga ega see on vähkkasvaja sündroom. Vähkkasvaja võib laiutada ja laiutada ja laieneda, aga ühel hetkel sureb ta koos oma ema organismiga ja Eesti riik on praegu selles faasis, kus vähkkasvaja on juba jõudmas sellesse faasi, kus organism pikalt enam vastu ei pane. Progresseerub, nagu öeldakse, eks meil olegi võimal progressiivsed jõud. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Lähme nüüd välismaale, lähme maailma asjade juurde ja maailm tuleb välja on suurem kui ainult Krimm. Ei olegi ainult meil, 3 aastat järjest me oleme kõik ennast peast mõtelnud ukrainlasteks. Mina ei ole. Mina ka mitte ja ma olen kogu aeg hoiatanud selle vastu, et me ei saa ennast emotsionaalselt mõelda ukrainlasteks ja Ukrainaks. Eesti ei ole maalo Ukraina, meil on ikkagi Eesti asi ajada, me peame eestlaste eest hoolitsema sellest, et Eesti riik toimiks ja loomulikult me mõistame, et Ukraina on praegu agressiooni ohver ja Venemaa on hirmus riik ja kõike seda me saame aru, aga see ei tähenda seda, et me asendame Eesti huvid ühe teise riigi huvidega, mis ongi meil toimunud valitsuse tasandil ja nii-öelda avaliku debati tasandil, et see on olnud vale algusest saadik ja selle tõttu muide, selle psühholoogilise nihestuse tõttu on ka praegu ju Eesti avalikkus täiesti omadega umbsõlmes, sest et kui sa oled endale 3 aastat järjest sisendanud, et sa oled ukrainlane ja me kohe võidame ja kohe marsime Moskva peale ja reaalsus on risti vastupidine, siis tegelikult ongi raske selle kõigega toime tulla. Aga ma ei tahtnud üldse rääkida Ukrainast. Mina tahaks öelda muidugi selle koha pealt, et mind isiklikult, sõna otseses mõttes isiklikult solvab. Aga samas näitab see ka nende solvajate madalust, rumalust, abitust ja lollust. Kui nad hakkavad mulle kuidagi moodi üleolevalt õpetama, mis sorti riik on Venemaa. Kulla sõbrad, Pevkurid ja Michalid ja muud, kellel on minuga võrreldes kõrvatagused ikka täiesti märjad alles. Ma tean väga hästi, mis on Venemaa. Ma olen elanud Nõukogude Liidus, ma olen olnud Nõukogude armees, ma olen teeninud diplomaadina Eesti riiki Moskvas. Ärge tulge mulle kui ajaloolasele veel lisaks rääkima, mis asi on Venemaa, mismoodi Venemaad valitsetakse, mismoodi Vene diplomaatia töötab. Kui te niisugust asja hakkate mulle rääkima, siis see näitab lihtsalt seda, et te olete ise täiesti lollakad. Aga nüüd selle India-Pakistani teemaga seoses. Mu meelest jälle saab veel kord kinnitust või jälle paljastub see, kui küündimatu ja harimatu ja võhiklik on Eesti peavoolumeedia, on Eesti nii-öelda välispoliitika ekspertide kamp, on Eesti nii-öelda julgeolekupoliitika ekspertide kamp. Mitte midagi nad mitte millestki ei tea ja ei tahagi teada. Sest et nende eesmärk ja ülesanne ei ole midagi teada, nende eesmärk ja ülesanne ei ole teha analüüsi, mille pealt otsustada, mis on vajalik Eestile, mis on Eesti huvid, kuidas neid Eesti huvisid realiseerida, vaid nende eesmärk ja ülesanne on narratiivi kehtestada seda narratiivi selle jaoks, et võimul oleval klikil oleks parem avalikku arvamust kontrollida ja siis nii-öelda inimesi nügida õiges suunas.
Aga India ja Pakistani teema ei ole ju tegelikult midagi uut ega üllatavat, tuletame natuke ajalugu meelde. Nii India kui Pakistan kui ka Bangladesh näiteks olid ju Briti impeeriumi krooni juveel, nagu teda tool korral nimetati, ja Briti impeeriumi üks kõige olulisem ja suurem osa, jah, Briti impeeriumil oli ka mitme väga suuri valdusi Aafrikas, aga Aafrika valdused olid väga palju väiksemad, eriti ka rahvaarvu mõttes ennem teist maailmasõda, et tegelikult Aafrikas elas väga vähe rahvast ennem teist maailmasõda, aga Indias ja ütleme siis Aasia alamkontinendil, nagu seda nimetati, oli päris suur elanikkonna arv juba siis ja nad olid arenenud nii majanduslikult kui ühiskondlikult palju rohkem. Ja ta oli tootlik väga, eks ole, Inglise impeeriumi seisukohalt oli majanduslikult väga oluline osa. Juba 30-ndatel, eks ole, toimus seal suur iseseisvusliikumine, Gandhi sai kuulsaks ja hakkas siis rääkima sellest, et tuleb lahku lüüa või iseseisvuda. Aga teise maailmasõja lepiti kokku viisakalt, et kuni sõda kestab, siis iseseisvusliikumine on pandud pausile, teine maailmasõda sai läbi ja see iseseisvusliikumine väga kiiresti võttis uue hoo sisse ja 47. aastal, üsna kiiresti, eks ole, pärast teist maailmasõda, siis India ja Pakistan iseseisvusid, veel kord, eks ole, et nad mõlemad olid Briti impeeriumi osad. Ja Briti impeerium ei saanud minu meelest päris õigesti hakkama selle iseseisvumisega, sest seal oli variant, et seal tekib terve hulk uusi riike. Sest ega India ei ole ka mingi ühtne, üks suur kamakas, seal on nii etnilisi kui keelelisi kui ka usulisi, regionaalseid erisusi päris palju, aga see põhivahe jooksis ikkagi seda mööda, et India on hinduistlik ja Pakistani pool oli moslemi. Et seal neid moslemi piirkondi on osasid, mis jäid ju ka India külge, aga siis Londoni eesmärk oli hoolitseda selle eest, et tekib kaks riiki, üks on siis moslemi riik ja teine on see hinduistlik riik ja moslemid, kes jäid India alla, utsitati kolima Pakistani ja hindud, kes jäid Pakistani alla, utsitati kolima Indias ja toimus üks maailma ajaloo suurim rahvaste rändamine moodsal ajal. Miljonid ja miljonid inimesed liikusid, minu meelest olid need mahud suuremad isegi kui teise maailmasõjaaegsed Euroopa rahvaste rändamised, inimeste ümberpaiknemised. Aga ega need piirid täpselt sinna paika ei saanud, kus see etniline ja usuline piir oli ja vaidluse alla jäi Kashmir, Kashmiri valitsus, kui ma õigesti praegu nüüd mäletan, Jammu ja Kashmir oli ta täpne nimi, oli moslemimeelne, aga rahvastik oli pooleks ja kohe algusest saadik olid need kaks riiki omavahel sõjajalal ja nad on pidanud maha 5 suuremat sorti sõda omavahel. Ja nüüd teine taustainfo, mida siin ka ajaloo huvides peaks võib-olla meelde tuletama, India valitsused, nii Gandhide suguvõsa, Indira Gandhi ja kes nad seal kõik olid, need olid üldiselt kõik sotsialistliku meelsusega. Nad ei olnud niivõrd Moskva meelsed, aga nad olid pigem vasakpoolse või sotsialistliku meelsusega. Ja selgelt mitte lääneriikidele orienteeritud. Ja sellises olukorras küünilised Ameerika välispoliitikud võtsid Pakistani nii-öelda enda šefluse alla, upitasid seal pukki enda diktaatorid ja andsid neile kõvasti majandus- ja relvaabi. Ehk siis Pakistan oli seal siis nii-öelda ameeriklaste liitlane ja India, polnud otseselt, oli teatavasti külma sõja ajal oli suur mitte ühinemisliikumine või siis neutraalsusliikumine ja India oli selle eestvedaja, et selle iva oli siis see, et nad ei ole ei Nõukogude leeris ehk kommunismi leeris ega ka mitte lääneriikide leeris. Nii et see on see taust ja omavahel on nad seal sõdinud ja 90-ndate lõpul magasid muidugi kõikide riikide luured maha selle, et mõlemad riigid said endale tuumarelvad. Tuleb küll öelda, et India ja Pakistani tuumaarsenal on maailma üks väiksemaid, et veel väiksem tuumaarsenal tõenäoliselt on Iisraelil. Kõigil neil riikidel arvatakse olevat alla 100 tuumapommi, aga võib-olla ka rohkem, kes täpselt teab. Ja, aga sellest hoolimata eksperdid on öelnud, et kui peaks puhkema täiemahuline tuumasõda India ja Pakistani vahel, siis selle efekt on selline, et tuleb umbes 5-aastane tuumatalv, mille vältel teatavasti enamik taimi ja loomi sureb välja ja umbes 5 miljardit inimest selle tulemusena samuti sureb. Et praegu meil on planeedil 8 miljardit inimest, siis 2/3 üle 2/3 sureb. Et see
et neil on väiksemad tuumaarsenalid kui Venemaal, Hiinal ja Ameerikal on väga väike lohutus. Sest siin ma lugesin ka mingit sellist füüsikalist analüüsi, mis toimub atmosfääris ja kuidas see atmosfääris põlevad mingisugused osad ära selle tohutu tuumakuumuse tulemusena ja missugused pilved siis tekivad ja missugustes atmosfäärikihtides nad on, see on nii spetsiifiline, et mulle kõik ei olnud aru saada või mulle kõik ei jäänud meelde, aga tulemus oleks muidugi planetaarne katastroof ja mingisugune Ukraina sõda on selle kõrval täielik köki-möki. No kui ta ei lähe ka tuumasõjaks, mida nii mõnigi on kogu aeg tahtnud. Ei Trump põhimõtteliselt on ju öelnud ja Vance niisamuti ja Rubio, et kui te tahate sõdida, sõdige, me sinna ei sekku ja kui Ameerika ei sekku, siis ka tuumasõda ei tule. Ja mis see tähendab, aga muide, ameeriklased ütlesid sama asja ka India ja Pakistani vastasseisu kohta, et meie sinna ei sekku. Aga seal võib tuumasõda tulla. Ja, aga nüüd mis see tähendab? Mina panen siia kindlasti taustaks kohe väga olulise fakti juurde, et Trumpi ja Moodi vahel oli mõni aeg tagasi, natuke vähem kui 6 aega tagasi, kui ma õigesti mäletan, oli kohtumine. Ja raudselt selle kohtumise, ja muide selle kohtumise üks oluline osa oli siis see, et India ja Ameerika liiguvad kiiresti edasi vabakaubanduslepinguga, ehk siis tariife nende vahel ei ole või on väga väikesed või on ainult mingitel väga kitsal kaubagruppidel. Ühesõnaga, et India ja Ameerika kaubandussuhted on hästi lahendatud. India selles küsimuses selgelt on, mõlemal riigil tuletame meelde, nii Indial kui Pakistanil on ju piir Hiinaga. Küll Pakistanil suhteliselt lühike piir ja see piir ongi seal Kashmiris muide ja see Kashmir on muide mägiala, et see kaardi peal võib tunduda, et mingisugune suhteliselt suur tükk provintsi, aga see tegelikult on ikkagi kõrgmäestik, seal on elamiskõlblikku ala on seal suhteliselt vähe ja need on teatud orgudes. Ja küll aga seal tuleb palju vett, mis on üks suur tüliküsimus nende jah, India on ähvardanud, et kui Pakistan kavatseb sinna hakata ikkagi tõsiselt muskleid näitama, nad panevad vee kinni ja Pakistan omakorda on öelnud, kui vesi kinni pannaks, siis neil ei jää muud üle kui kõige otsustavamad vahendid, pidades ilmselt silmas tuumarelva kasutusele võtta. Nad on ähvardanud ka siis tammid õhku lasta, millisel juhul muidugi need vee kinni pandud tammide taga olev vesi ujutab pool Pakistani üle. Mitte ainult, ka pool Indiat. Ja, kui me siin mõtleme Kahhovka peale näiteks, eks ole, mis seal toimus, eks ole, see Kahhovka tamm, mis lasti venelastel õhku, et siis need tammid, mis seal on oluliselt suuremad veekogused, aga mis veelgi tähtsam, seal allavoolu on palju rohkem rahvast. Nii et ega seal need küsimusi on palju, kõik ei ole puhtalt ainult sõjalised ja poliitilised küsimused, on ka ikkagi väga selgelt ökoloogilised küsimused, vaid siin Hanah lahe võiks nagu muret tunda. Aga ma tahtsin seda öelda veel, et praegu on muidugi toimunud ka selles mõttes täiesti geopoliitiline ümbervangerdamine ja see on ka, võiks olla õpetuseks meie propagandaasutuseks muutunud välisministeeriumile, et ükski liitlassuhted ei ole igavesed. Kui Pakistan oli aastakümnete vältel Ameerika Ühendriikide liitlane ja Ameerika Ühendriikide niisugune hooldusalune seoses Afganistani sõjaga, seoses sellega, et Hiina vastu oli vaja teatud vastukaalu sellest ka Iraan ja Iraak. Ja kogu see moslemi maailm, et seal omada nii-öelda jalgealust, siis praeguseks on Pakistanid saanud Hiina liitlane ja Pakistan 80% oma relvastusest ostab muide Hiinal. Ja India, mis oli aastakümneid Nõukogude Liidu relvaostmise klient ja muidu niisugune poliitiline toetaja ja on olnud ka Venemaa poliitiline toetaja tegelikult Ukraina sõja ajal. Mitte toetaja, ta ei läinud kaasa sanktsioonide ja hukkamõistude ja muude asjadega, mida läänes tõlgendati, et Vene liitlane. On ajanud oma poliitikat, ütleme nii. Siis India ostab praegu 80% oma relvadest Ameerikalt. Iisraelilt ka muide, osad need droonid, mille nad saatsid teile olid Iisraeli droonid, selle üle on Araabia maailm maru vihane muidugi, sest Pakistan on ka ju moslemiriik ja muide siin on üks oluline, mis ma juba sissejuhatavas plokis ka ütlesin, Indias lammutatakse süstemaatiliselt mošeesid, lihtsalt buldooseriga lükatakse laiali kogu lugu. India ründas nüüd, kui ta Pakistani ja Kashmiri ründas, pommitas segi mošeesid, millest ta väitis, et nende luureandmetel olid siis äärmuslikud juhtimiskeskused või äärmuslaste siis ka relvalaod ja lasi need mošeed õhku.
Nüüd ei mingit piiksu. Keegi ei saa siin südamerabandust, ei toimu Ameerika ülikoolide kampustes tohutuid mürgleid, ei toimu ÜROs mürgleid, ei jalutata siin mööda Eesti tänavaid kuskil suurte Pakistani lippudega. Et kui me võrdleme seda, mis siis nagu Gaza toetuseks toimub, siis piiksu ka ei ole. Ja põhjus ei ole ju mitte selles, et rahvusvaheline õigus käsitleks neid asju kuidagi erinevalt. Põhjus on selles, et Gazast on kujunenud vasakpoolsete lemmik, selline enese üleskütmise teema, aga Kashmirist lihtsalt keegi mitte midagi ei tea ja selle tõttu ka mitte midagi ei hooli. See on lihtsalt kahepalgelisuse tõestus, See on kahepalgelisuse ja võhiklikkuse tõestus. See tõestab ka seda, et tegelikult ei lähe ühelegi ennast upitavale vasakpoolsele professorile kopika eest korda ükski gaasalane ega ükski palestiinlane. See on lihtsalt viis, kuidas ennast tähtsaks teha. Kui me vaatame nüüd seda, missugused rahvusvahelised initsiatiivid ja just Nobeli rahupreemiate jagamised on seoses Palestiina ja Iisraeli vastasseisudega toimunud aastakümnete jooksul, siis täiesti selge, et vasakpoolsete jaoks on see sümbolväärtus kõigel. Aga Kashmiri puhul konflikt, mis on kestnud juba 80 aastat, 1947. aastast alates, konflikt, mille seemned jättis maha Lord Mountbatten, kes oli see India kogu selle koloonia jagaja, kui see iseseisvumine toimus, mina arvan, et teadlikult jagaja valitsuse poliitika. Jätame ühe tüliõuna, et meil oleks võimalik sekkuda, arbiitrit mängida ja selle sekkumise ja arbiitri mängimisega seoses omalt poolt tingimusi esitada ja dikteerida. Klassika, see on klassika. Vilunud imperialist. Nüüd on Inglismaast saanud mahakäiv väike saare riigikene, kus elab 5 miljonit pakistanlast ja indialast, kes juba oma vahel nugasid ihuvad. Ja Inglismaal ei ole seal Kashmiris enam dikteerida ega arbitreerida mitte midagi, aga tüliseemned on kasvanud hiiglaslikeks puudeks, mille maharaiumisega on nüüd India ja Pakistan alustanud. No jah, veel kord tulen tagasi selle Trumpi ja Modi kohtumise juurde. Ma olen täiesti veendunud, et Trump ja Modi arutasid omavahel ka seda, mis siis selle Pakistaniga saab, sest Pakistan on põhimõtteliselt läbikukkunud riik. Seal on toimunud viimastel aastatel korduvaid riigipöördeid, seal pannakse endiseid peaministreid, presidente vangi või pagendatakse riikidest, seal on poliitiline vägivald on igapäevane, armee on frakteerunud erinevateks fraktsioonideks, luure ja armee võitleb omavahel, seal on kaos, selles riigis on nii majanduslik kaos kui poliitiline kaos ja loomulikult sellises riigis väga vabalt saavad tegutseda ka islami äärmuslased. Ma ütleksin niimoodi, et terve Pakistan on islami äärmuslik riik. Et kohe kui nad iseseisvusid võeti ju selgelt suund riiklikku, Pakistan kuulutaski ennast islamistlikuks riigiks ja mõnekümne aastaga muutus ta kõige tagurlikumaks islamistlikuks režiimiks, et Saudi Araabia jõudis alles hiljem järgi sinna. Ja kogu see poliitiline maastik, kogu see ühiskondlik maastik on täiesti tagurlik, äärmusislamlik, aga siis selle äärmusislami sees on veel päris äärmuslased või sellest veel kraadi võrra kangemad äärmuslased, kelle ainus eesmärk on siis võtta tagasi mingisuguseid territooriumeid, mis on ajalooliselt olnud vaidlusküsimused Indiaga. India on olnud jälle viimased 20 aastat väga selgelt India rahvusliku sellise ärkamise kursil, mis on Modi üks põhiline poliitiline platvorm olnud. India rahvuslus, hinduistlik ideoloogia, usuga segatud ideoloogia, kus nagu sellised selgelt religioossed, poliitilised vastuolud lõkkele puhutakse, seal on väga-väga raske mingit rahu saavutada, et seal mõlemad pooled ihkavad verd, hirmsasti ihkavad verd. Ja siin tuleb arvestada muidugi ka ikkagi suure massi seadusega ja suure massi seadus ütleb seda, et kui meil kuskil võib-olla 30 miljonit inimest on jäänud järele praegu Ukrainasse ja Euroopa niinimetatud suurriigid, Saksamaa 83 miljonit inimest, Prantsusmaa 68 miljonit inimest, midagi niisugust, siis Pakistanis on mingisugune paarsada miljonit inimest. 300 peaaegu, 280. No nii, eks ole, numbrid kasvavad nii kohutava kiirusega, et lihtsalt jääd ajast maha.
ja Indias on juba mingi 1,2 miljardit või midagi taolist. 1,43. 1,45, vabandust, Hiina on 43, India on Hiinast mööda läinud 1,45 miljardit. See on 145 korda rohkem kui eestlasi. Et inimesed võiksid endale aru anda sellest, et seal on meil tegemist enam kui, natuke vähem kui 2 miljardi inimesega, kui me võtame siia juurde veel ka külgnevad alad nagu Afganistani ja tegelikult on seal samas külje all kohe ka mingisugune umbes 90 miljoniga Iraan ja teisel pool on Bangladesh, kus on ka mingisugune 100 miljonit inimest. Kõik on vaesed. Seal on mingisugune ligemale 2 miljardit, umbes 2 miljardit inimest. See on neljandik inimkonnast. Puntras koos ja vaesed. Kõik vaatavad selle peale umbes niimoodi, et võõras mure, kellel see korda läheb? Meie suhtumine on ikka jätkuvalt selline, ütleme siis selline teise maailmasõja lõpuaegne, et ikkagi Ameerika ja Euroopa on need, kes maailma valitsesid ja valitsesidki sel ajal. 45. aastal tuletan meelde, Aafrikas elas 200 midagi miljonit inimest, Euroopas elas 2 korda rohkem, 400 midagi miljonit inimest, eks ju. Aga tänaseks päevaks Euroopas jätkuvalt on 450 miljonit inimest, aga Aafrikas on 2,5 miljardit. 2,5 miljardit, 10 korda rohkem kui oli ja 5 korda rohkem kui need eurooplasi on. Et ja meie mõtleme ikka niimoodi, et mis need võsaneegrid seal kargavad jalalt jalale, neil ju midagi ei ole. Vastabki tõele, neil mitte midagi ei ole, nad on puruvaesed, suurem osa nendest on puruvaesed, ja küll 1,45 miljardi indialase hulgas on rohkem miljardäre, kui on Euroopas. Rohkem miljardäre kui on Euroopas. Minu meelest natuke veel vähem kui Ameerikas, aga ikkagi rohkem kui Euroopas. Aga põhimass on seal ikkagi puruvaesed ja mis neil kaotada? Aga me isegi seal samas Kashmiri provintsis elab 13 või 12 miljonit inimest. See on nagu rohkem kui Rootsis, rohkem kui Austrias, rohkem kui mingites pooltes Euroopa riikides. Kui ma vaatasin mingit nimekirja siis maailma riikidest, suurimatest maailma riikidest, esimese 20 sisse mahtus üks Euroopa riik ja see oli Saksamaa, 80 miljonit. Ja, kus on ka 10% juba igasugused. Rohkem kui 10, just, jah, et seal kõik on eespool. Egiptus on eespool, Pakistan on eespool, Türgi on eespool. Kõik on eespool. Me peame neid riike mingisugusteks eksootilisteks, naljakateks kohakesteks, aga nad on kõik, ja majanduslikult on nad meist suuremad varsti juba, sõjaliselt on nad niikuinii suuremad kui Euroopa riigid. Ja nendel kahel riigil on tuumarelv ja muidugi kui nüüd läheb suureks sõjaks Pakistani ja India vahel ja Pakistan on selleks sõjaks praktiliselt ei ole valmistunud, ta ei ole võimeline seda sõda võitma, siis on neil väga suur kiusatus oma tuumarelva kasutada. Nii, jah, ühesõnaga meie mure on muidugi ikkagi see napilt 900 000 eestlast, kes on Eestisse veel elama jäänud. Ei ole, et Tsahkna mure on see, et Fitšo ei saaks Moskvasse lennata. Vot sellega me paneme maailma asju paika, et meie ikka siin teeme suuri asju. Piinlik, häbiväärne, väiklane, rumal, tühine. Ja suured asjad toimuvad meist hoolimata. Aga täname kõiki kuulamast, soovime kõigile kena kevade jätku ja ikka harime oma õunaaeda. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.